Oleme jõudnud Mobile autokeskusesse autoportaali statistikaga ja seekord võtame kokku mai müüginumbrid. Tuba tundub suhteliselt tühi ja müügimehed seevastu üsna rõõmsameelsed. Vaatame aga otsa numbritele. Uute autode müügistatistikas domineeris tugevalt Toyota. Mirai'd seal statistikas ei ole, sest seda on mõnevõrra Eestis keeruline tankida. Järgnes Škoda 300 müüdud autoga. Toyota suurendas veelgi turuliidri positsiooni. Top 5 enim müüdud automarki mais on Toyota, Škoda, Volkswagen, Renault ja Dacia. Kasutatud autode turul oli mais tugev kuu. Omanikku vahetas 8071 sõiduautot, mis on tänavu esimene kuu, kus turg ületas 8000 auto müügipiiri. Kõige rohkem vahetasid omanikku BMW 3. seeria ja BMW 5. seeria. Neid kahte mudelit müüdi kokku 702 ühikut. Hoolimata sellest, et siin Mobile autokeskuses on autode vahel üsna mõnusalt juba ruumi, on siin valikut igale rahakotile. Näiteks värviga auto. Uue auto saad endale umbes 100 euro eest kuus. Ilmselt selle 100 eurose Hyundai puhul võib arvestada ka seda, et ega tema hoolduskulut teab, mis nii suured ei ole. Küll aga, kui sulle pangast helistatakse ja öeldakse, et konto hakkab täis saama, lähme vaatame hoopis midagi kallimat. Palun 52 000 eest on võimalik sul saada Audi Q7, mille puhul ilmselt hoolduskulud jäävad samma kategooriasse nagu see auto hindki. Kui tahad natukene soodsamat, siis võid võtta SQ5, mis on muuseas ka märkimisväärselt nobedam 260 kilovatise mootoriga. Luksusklassi autol ei sõideta eesistmel ja ronisin siia Q7 taha, kus ütleme niimoodi, et hoolimata auto suurtest gabariitidest ei ole just ruumiga priisata. Ja see plastmassist põlvetugi siin, ütleme nii, et eeldaks midagi enamat, kui pangale iga kuu maksad üle 500 euro. Ainult 20 000 eurot soodsamalt on sul võimalik saada 5-liitrise mootoriga Mercedes S-klass, mis on tõsi 7 aastat vanem, aga see-eest ka märkimisväärselt taskukohasem. Siit kilomeetri pikkusest uksest sisse tulles võiks öelda, et presidendil ilmselt nii head töökeskkonda ei ole. Minu siin telekas, topsi hoidjad, 2 telekapulti. Ei teeks mul šampuse külmik ka siin. Külmikut kahjuks ei ole. Aga ütleme niimoodi, et omal ajal oleks siin elanud vähemalt terve perekond, sest ruumi on siin omajagu. Selleks korraks tõmbame autoportaali statistikale meie saates joone alla. Sellegi poolest tasub külastada autoportaali ja jälgida, mis autoturul toimub igal jooksval kuul. Järgmine kuu etteruttavalt on tulemas nii statistikasse kui ka meie saatesse täiesti uus rida.